Minu nimi on Anett, töötan Statistikaametis juhtiva analüütikuna aasta. Mina olen Kaire ja töötan samamoodi juhtiva analüütikuna Statistikaametis ja olen siin töötanud juba veidi üle 10 aasta. Mina töötan põhiliselt hariduse ja kultuuri valdkonnas ja meie valdkond on selline hästi huvitav ja seal on ka väga erinevaid töid. Meil on seal nii isikuuuringuid, on ettevõtete uuringuid, kui ka kasutame väga palju registriandmeid. Et seega meie töö võib olla väga erinev. Minu valdkondadeks on sotsiaalne heaolu ja tööturg. Minu enda spetsiifilised valdkonnad on inimeste sissetulekud, elamistingimused, inimeste kulutused, millega nad tegelevad, peamiselt siis isikuuuringud. Minu all on 2 uuringut, on Eesti sotsiaaluuring ja leibkonna eelarveuuring. Eesti sotsiaaluuring käsitleb siis inimeste sissetulekuid, kus nad elavad, mis tingimustel nad elavad, kust nende sissetulekud pärinevad. Ja siis leibkonna eelarveuuring on peamiselt siis see uuring, mis uurib, millele leibkonnad oma raha kulutavad. Mis on kõige suuremad väljaminekud, mis on väiksemad väljaminekud, kui palju nad kulutavad kartulile, kui palju meigitoodetele ja nii edasi. Ja töö seisnebki siis selles, et neid 2 uuringut päris algusest kuni päris lõpuni terve aeg siis juhtida ja vaadata, kuidas neil läheb, erinevaid osasid koordineerida, sisu eest vastutada. See on siis minu töö. Ja kui hästi lihtsustatult võib öelda, Statistikaametisse tulevad andmed 3 võimaliku kanali kaudu. Me küsime inimestelt andmeid, küsime ettevõtetelt või siis kasutame registreid. Ja minu valdkonnas me kasutame neid kõiki variante, seega igavust ja rutiini meil väga ei ole. Meil on registritest, me võtame siis põhiliselt hariduse andmed ja teeme neist analüüse, saadame neid väga palju rahvusvahelistele organisatsioonidele, vastame päringutele, teeme blogijutte ja Statistikaameti blogisse. Isikuuuringutes meil on paar isikuuuringut, mitte siis nii palju kui Anetil ja tema tiimil, aga me küsime kultuuris osalemise kohta inimestelt, kui palju nad on käinud teatris, kinos, miks nad seal käivad, juhul kui ei käi, siis miks ei käi. Ja samuti on meil ka koolitusuuring, kus me uurime inimeste käest, kui palju ja mis valdkonnas nad ennast on koolitanud. Ja siis see 3. variant, kuidas me andmeid saame, on ettevõtete uuringud. Et meil on seal kultuurivaldkonnas ka päris palju ettevõtete uuringuid, et küsime ka ettevõtetelt andmeid. Minu peamised tööülesanded ongi siis neid 2 uuringut juhtida, ehk siis alguses sisu ette valmistada, suhtlus Eurostatiga, saad sisendiselt, ehk siis mis teemad, mida küsida, millal küsida, siis järgmisena valmistan küsimustiku ette. Kõik küsimused, mõtlen, kuidas Eestis neid asju küsida, kas meil on Eestis kuidagi midagi teistmoodi, siis koolitan küsitlejaid, kuidas mida küsida, millele tähelepanu pöörata, kuidas võib-olla rohkem suhelda inimestega, kuidas midagi täpsemalt teada saada. Siis töötan ka andmetega, vaatan siis tulemustega, vastan inimeste ja pärijate küsimustele, meediaga suhtlen. Ja siis see ongi lühikokkuvõte põhimõtteliselt. Ja minul on tegelikult päris palju siin kattuv, et olen ka päris palju suhtlemist rahvusvaheliste organisatsioonidega, eelkõige siis Euroopa Statistikaorganisatsiooni Eurostatiga, UNESCO-ga, OECD-ga, tuleb käia erinevates töögruppides, esindada Eestit seal, seista meie seisukohtade eest ja koguda ka infot, saada teada, mida teevad teised riigid, suhelda tarbijatega, milleks on siis ministeeriumid, milleks on ka tellimustööde tellijad ja päris suur osa ajast kulub ka andmete töötlemisele, koodi kirjutamisele. Lõppkasutaja näeb meil siis erinevates kanalites meie töötulemit ja me teeme ka erinevatele tarbijatele. Teeme sellist väga sisulist analüüsi ja väga detailseid andmestikke, mida me saadame näiteks rahvusvahelistele organisatsioonidele ja on ka siis täiesti selline teine ots, et kuidas me teeme ka võimalikult laiale tarbijale
näiteks Statistikaameti blogisse kirjutame jutte, mis on sellised lihtsamalt arusaadavad ja võtavad kiiremini ja lühidalt teema kokku. Ja samuti laiale tarbijaskonnale lähevad ka meie sotsiaalmeediakanalites levitatavad infograafikud. Võib-olla mõned sellised näitajad, mis rohkem inimestele ütlevad, on äkki suhteline vaesus, absoluutne vaesus, töötus, need noored näiteks. See tuleb kõik minu tiimist. Kui ma vaatan siis enda tiimist, mis on haridus- ja kultuuritiim, siis niimoodi täpsemalt meil on kultuuritarbimise või kultuuris osalemise uuring, kus me saame sealt päris palju huvitavaid andmeid. Siis on meil see koolitusuuring, kus küsitakse inimeste käest, mis koolitustel nad on osalenud. Hariduses me uurime veel ka väga palju seda, et kus on koolid, millal on kuhu ja tehtud uusi koole, kus inimesed õpivad, milliseid valdkondi nad valivad. Et see teemade ring on nagu päris lai. Peamiste töövahenditena kasutame erinevaid analüüsiprogramme. Meil on siin kasutusel programmidena SAS, SPSS ja R. Ja viimasel ajal on siis suundumus rohkem kasutada programmeerimiskeelt R. Aga samas kasutame ka üldteada tuntuid programme nagu Excel ja Word. Need on lihtsamad. Kuna meie tiimis on väga palju erinevaid teemasid, mis on ka väga erineva iseloomuga tööd, siis on tavapärane töönädal võib olla hästi erinev. Mõni nädal võib kuluda pigem administratiivsetele töödele, kus tuleb kohtuda ministeeriumiga, tuleb kohtuda mõne rahvusvahelise töögrupiga ja samas mõni teine nädal võib kuluda otsast lõpuni ainult koodi kirjutamisele mõnes analüüsiprogrammis. Et see teeb ka ühtlasi töö hästi huvitavaks, et rutiini nagu väga ei ole. Ja kuna meil on kontorid nii Tallinnas, Tartus kui Viljandis ja meie kaks tegelikult töötame Tartus, siis meil on ka tihti näiteks Tallinnasse sõitmist või ka Viljandisse, nii et mõnikord on ka niisugust sõitmist ja niisugust, mis toob kindlasti rutiinist välja, et sa ei ole ainult ühes kontoris ja saad liikuda. Andmeanalüüsi oskust kindlasti, töötada erinevate nende andmeanalüüsi programmidega siis. Samas on väga ülioluline on ka suhtlemisoskus. Ma arvan, et analüütikud töös on ka hästi oluline, et see valdkond huvitaks. Sest kui valdkond huvitab, siis on ju palju parem teha seda tööd. Kindlasti kriitiline mõtlemine. Ja meie tööga muidugi arendab väga palju kriitilist mõtlemist, et ega analüütikud naljalt ei usu ühtegi numbrit, kui nad ei tea, mis selle taga on ja kust see täpselt tuli. See on enda soov ja tahe teada saada, et mis nende numbrite taga seisab. Et need ei ole lihtsalt mingid numbrid, et kuskil midagi on öeldud, vaid et miks need numbrid on sellised ja kust need niisugused numbrid tulevad. Ja alati kuluvad ära muidugi entusiasm, pealehakkamine, meeskonnatöö oskus, sest meil tuleb ikkagi päris palju suhelda nii majast väljas kui siin oma vahel. Meil töötavad väga erinevas vanuses inimesed. Ka minu enda tiimis, kus meid on 7 inimest, on nii otse koolist tulnud inimesi kui ka inimesi, kes on töötanud juba 20 aastat. Et vanus kindlasti ei mängi rolli analüütikuks olemisel. Aga oluline on keelteoskus, eriti siis inglise keel. Ja tegelikult inglise keelega vast saabki hakkama. Teised keeled on juba see, et on tore, kui oskad rohkem keeli. Aga need ei ole võib-olla nii hädavajalikud. Näiteks nendel rahvusvaheliste töögrupi kohtumistel istuvad riigid siis tähestilikuses järjekorras ja Eesti kõrval istub alati Saksamaa. Ja siis kuna ma saksa keelt oskan, siis mul on paar korda on võimalus saksa keeles rääkida nendega, mis on tore võimalus on näiteks. Ja võib-olla vanuse kohta veel seda, et neil on need vanemad töötajad, kes siis on väga kogenenud ja siis uued, kes tulevad oma värske pilguga. See on võib-olla kõige parem süntees üldse, et need vanemad kogemusega inimesed, kes oskavad aidata ja nõu anda ja siis uued värsked, kes oskavad siis vaadata uue pilgu alt või mõelda, et aga võiks äkki hoopis midagi muud moodi teha või pakkuda uusi variante välja. See on hea kombo. Ja seda ongi alati olnud hästi hea kõrvalt vaadata, et kui tuleb meeskonda mõni uus inimene,
et siis ta toob alati mingit muutust kaasa, ta toob alati mingi uue vaatenurga või mingi uue oskuse ja siis tegelikult ka natukene kogu tiimitööd natukene nagu nihkuvad või muutuvad, et see on nagu väga selline huvitav. Millal ise võib-olla ei ole osanud tähelepanu üldse pööratagi, et võib ka muud moodi olla või see, kuidas harjunud oled? Meil on väga vaba õhkkond. Meil on sõbralikud inimesed, tore vahetu suhtlus, meil on suured tööruumid. Ja nagu enne ütlesin, et meil on 3 kontorit, Tallinn, Tartu ja Viljandi ja on ka võimalus kodus töötada, ehk siis tegelikult vastavalt sellele, kuidas ise soovid, on see põhimõtteliselt. Ja need 3 linnas olevad kontorid on ka oma iseloomult natuke erinevad, et kuna Tallinna maja on siin suur, mitme korrusega, siis näiteks, kuna meie mõlemad oleme tegelikult ju Tartust, siis Tartus me oleme kõik ühes tiivas koos ja seal nagu tuleb ka eriti välja see, et meil on seal väga erinevate valdkondade analüütikud. Meie oleme siis nii-öelda sotsiaaliteemade pealt, meil on seal ka ettevõtluse analüütikud, majandusanalüütikud ja meil on ka andmeteadurid, eksperimentaalstatistika tegijad, et sellistes ühistes vaba ja vestlustes tegelikult me jõuame vahepeal väga huvitavate mõteteni ja huvitavate lahendusteni. Et see on väga hea kombinatsioon seal. Ja selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses peaks Statistikaameti Tartu kontor kolima uutesse ruumidesse, mis on siis koos ülikooli hoonega. Et meid ootavad ees siis suuremad avaramad ruumid ja tõenäoliselt see koostöö paraneb veelgi seal. Meil on kodukontor väga soositud. Kui inimene soovib, siis ta saab teha, kui ta ei soovi, siis ta võib kontoris käia. Ja me arvame, et töö peab olema tehtud. See, kus seda tehakse, ei oma küll tähtsust. Me kasutame väga palju videokonverentsi vahendusel teeme koosolekuid, teeme Skype'iga koosolekuid ja me väga nagu soodustame seda, et inimesed saaksid töötada seal, kus nad tahavad. Ja kui vaja, siis saavad ka teha pool päeva siin ja pool päeva seal ja minna vahepeal teise linna, kui on vaja olla näiteks oma eraelu pärast hoopis Viljandis, siis miks mitte töötada seal kontoris mingi periood. Meeskond on meie töös väga oluline. Me oma tiimis sees teeme väga palju arutelusid ja jälgime, et keegi ei jääks oma teemaga päris üksi, et tal ei ole mitte kelleltki nõu küsida. Ja me suhtleme ka loomulikult teiste osakondade ja teiste, et meil ongi nagu kaks tiimi, põhimõtteliselt on see oma tiim ja siis on tiim, mis moodustub sul läbi maja erinevate osakondade. Näiteks kui mul on minu üks uuringutest, mina teen näiteks sisu osa, siis on teine osa, kes teeb andmetega tegeleb, kes tegeleb küsimustega. See moodustub nagu oma ette teistsugune tiim, mitte su enda tiim, vaid üle maja veel eraldi tiim. Need on nagu 2 erinevat meeskonda ja loomulikult on see suhtlus väga oluline ja Ma arvan, et ettevõtte tugi väljendub juba sellise paindliku tööaja ja ka kodukontori võimaluse pakkumises, sest kui inimene saab ka olla nagu rahul oma selle eraeluga, et ta saab vajadusel teha ka keset päeva võib-olla eraelulisi toiminguid, teha hoopis tööd õhtul, teha seda mujal, siis see tegelikult tõstab inimese töömotivatsiooni ja heaolu. Ja meil on ka päris palju koolitusi olnud viimasel ajal. Ja meil on sportimisvõimalused erinevad veel. Et see ka tõstab motivatsiooni. Pluss meil on tervisepäevad näiteks. Ja muidugi inimesed ise ka hoolitsevad oma motivatsiooni eest päris korralikult, et meil on siin kombeks igal kevadel käia matkal, teha aeg-ajalt filmiõhtuid ja veel selliseid motiveerivaid üritusi. Ja siis on osakonna motivatsiooniüritused, terve maja motivatsiooniüritused, et juhtkond on alati igati toetav olnud. Väga suur osa meie analüütikutest on saanud analüüsitarkvara R-koolituse, kuna meie maja üritab minna üle R-ile, et üritame siis õppida uut programmeerimiskeelt, et me kasutaksime kõik ühte, et see teeks nagu oluliselt lihtsamaks meie töö. Ja väga suur osa meist on selle koolituse läbinud ja meil on olnud siin ka teisi koolitusi veel. Ja meeskonna juhtimise koolitused, tiimi juhtimise koolitused, suhtlemiskoolitused, veebitekstide kirjutamise koolitused, kvalitatiivsete analüüsimeetodite koolitused.
kõikvõimalikke koolitusi on olnud. Ma arvan, et analüütikuks sobiks inimene, kellele kindlasti peavad meeldima numbrid. Kindlasti peab meeldima analüüs, kindlasti peab meeldima mõelda nagu numbrite taha, et kust need tulevad, miks need tulevad ja miks nad just sellised on. Ja kes tahaks võib-olla aeg-ajalt minna väga detailidesse, siis samas tuleks võimeline nägema kindlasti ka suurt pilti. Ja loomulikult peab olema valdkonnast huvitatud. Ja kes oskab diskuteerida erinevatel teemadel ja avada pilti laiemalt, mida võib-olla alguses on. Ja hariduse poolest võib öelda, et meil on siin kõige rohkem meie osakonnas on tõenäoliselt matemaatika, sotsioloogia või siis majanduse lõpetanuid. No ja nipet-näpet igasuguseid teisi ka, keemikuid, füüsikuid, psühholooge, meil on kõike. Mina kunagi kooliaegadel alustasin küsitleja ametist üldse, mis andis tegelikult väga hea põhja selleks, et ma tean, millised on erinevad küsimustikud, kuidas mida küsida, mul on oma kogemus. Mitte, et ma ei läinud lihtsalt küsitlejaid koolitama ilma selleta, et ma oleks ise küsitleja olnud kunagi. Ja siis see annabki sulle, ja siis saadki juba edasi areneda, hakkasin erinevate projektidega tegelema, uuringuprojektidega ja lõpuks jõuadki siis uuringujuhiks põhimõtteliselt. Ja kui mõelda kooliõpilaste peale, siis ma arvan, et tasub kindlasti mõni programmeerimiskeel endale selgeks teha. Ja tegelikult ei olegi võib-olla väga suurt vahet, milline see on, sest kui juba ühte keelt oskad, siis nagu teist õppida on juba oluliselt lihtsam ja see üleminek ei ole üldse nagu keeruline. Peaasi, et sa tead neid peamisi põhimõtteid, et kuidas, mis andmeid vaadata, mis nurgalt või mis töötlusvahendiga või mis võtetega. Näiteks sotsioloogia puhul, ma ise õppisin sotsioloogiat, ongi SPSS-i alguses mulle tundus see, et see on jube keeruline ja miks mul seda vaja on ja miks ma peaksin kuskil midagi mingis programmis hakkama kunagi tegema ja nüüd põhimõtteliselt ilma selleta ei saaks enam. Samamoodi R, et kui need tunduvad alguses keerulised, siis tegelikult need on hädavajalikud ja need punktid, siis, mis sind lõpuks tööturul eristavad teistest. Ja ma arvan, et keeruline on ainult see algus. Kui sa oled ju peale hakanud, siis läheb see küll üsna lihtsalt edasi. Ja kui me võtame väga Statistikaameti keskselt, siis meil on siin hästi tavaline see, et kui sa jääd millegagi hätta, siis sa lihtsalt astud kõrvaltuppa sisse ja küsid ja sind aidatakse ja see on nagu nii tavaline. Et tegelikult ei ole midagi keerulist. Ei ole küsimust, mis lahendust ei leiaks. Ma arvan, et andmeanalüüs on üldsegi selline laienev valdkond, kuna andmeid on ju meeletult palju ja neid kogutakse kogu aeg. Kõige sellised ma ei mõtlegi ainult Statistikaameti kogutavaid andmeid, siis meie üritame ikkagi koguda võimalikult vähe ja võtta siis kui võimalik kusagilt mujalt, kui need on juba olemas. Aga kui laiemalt vaadata, siis suurandmeid meie mobiili positsioneerimise järgi, nutikellad, meie tarbimisharjumused kliendikaartidega, kõik võimalikud andmeid, mida ju kogutakse. Ja see andmeanalüüsi valdkond on lihtsalt uskumatult lai ja seal annab väga-väga palju ära teha, väärtuslikud andmed on igal pool olemas. Kui sul õpetatakse erinevaid programme, siis õpi neid. Ja kindlasti tasub ka numbreid vaadates alati mõelda, et kust need on tulnud ja mis võib see taust seal olla. Ja miks võib-olla pealt näha sarnased näitajad tegelikult on hoopis erinevad ja kust need mingid väiksed nüansid tulevad, mis lõpuks annavad hoopis suure muutuse kokku. Sellist kriitilist mõtlemist arendada. Et ühel mingil numbril ei ole ainult üks põhjendus taga, vaid võib-olla mitmeid asju, mis seda mõjutavad. Et vaadata laiemalt ja mõelda suuremalt.